Nii, tere tulemast vaatama siis Vannitoa 3. Interpoodi, kus me räägime 9-10 näitlejatega seriaalist Miks mitte. Täna on meil siis stuudios üks selle seriaali osatäitjatest, Elis Livlik. Tere tulemast. Tervist. Räägi alustuseks äkki sellest, kuidas sul läheb. Töiselt, tulin ööse töölt, olin päeval haiglas, nüüd kella 4-ni peaaegu. Vaatasime protseduure. Kooli raames siis? Jah, kooli raames. Õpid ülikoolis? Jaa, arstiks. Ja mis tööd sa teed, kui saladus ei ole? Olen abiõde intensiivis. Okei. Mis on kõige intensiivsem asi, mida sa näinud oled? Siiani. Ma ei tea, kas ma nagu piisavalt kaua töötanud olen, seal 3 kuud nagu näeb palju. Võib-olla see, et ma ei mõtle ise, et see nii nagu intensiivne oleks. Sa oled nii harjunud sellega. See tuli mu seest poolt see hääl, ärge ära ehmatage. Risto, et banaani. Ei taha. Äkki? Krõbineid äkki. Jah, kes ei tea, siis mul on koer seekord ka kaasas, et kutsikas on kutsikas, ei saa teda praegu üksi jätta veel, nii et seda me sellest nüüd kiiresti edasi. Kui sa peaksid oma elu nüüd kirjeldama enne seda seriaali, siis vali ise, kui kauge sa selles ajas tagasi lähed, aga räägi natuke sellest, milline sa enne seriaali olid või nagu, kes oled üldse? Tutvusta ennast. See on nii, anna ülevaade, et ma olen nagu, ma ei tea, väga sügavamõttelised küsimused siin nagu raske on mõelda peale ööstööd, aga ma ei tea, ma olin täpselt samasugune äkki. Ikka nagu, ma ei olnud nagu päris Stella, okei, ma ei ole nii õel, aga ma suhtlen sama vabalt. Aga ma ei tea, see tuli kõik peale nagu mingi põhikooli traumasid ja siis õpid ennast nagu aktsepteerima ja siis sul on suht suvam teistest. Siis tahad nagu ise õnnelik olla. Ja siis teed nalja enda üle, et nagu chill. Et teed ikka enda üle, vaata mitte teiste üle. Teiste üle ei ole üle. Absoluutselt. Ärge tehke lapsed. Ärge tehke teiste üle. Küberkiusajad. Aga sinu tee seriaalini, kus sa said sinna üldse? Ma ei tea, ma sattusin kunagi ammu mingi sinna Facebooki gruppi ja siis seal nagu oli see sarja nagu casting kuulutus. Siis mõtlesin algu, et ma kirjutan, ei kirjuta ja see oli mingi 3 päeva enne, kui see casting nagu toimus reaalselt. Siis mõtlesin, et ma saadan ikka ära, tegelikult ammu oli kuupäev möödas. Ja siis ma läksin kohale sinna ja kõik on nagu, tere! Ja siis ma olen mingi ruumis, kus on 8 tšikki veel ja kõik on mingi üliilusad ja blondid ja siis sa istud nagu mingi konkreetselt mustlammas. Sest sa oled nagu mingi, et peaks mingi 5 kilo alla võtma ja võib-olla nagu meiki proovima natuke rohkem. Ja siis mingi tüdrukud räägivad, et Grete Kleiniga dialoogi. Ja siis ma nagu, kes on Grete Kleini? Ma ei teadnud, ma ei vaata Eesti telekat. Ma teadsin, ta tegi ilmatüdrukus rolli kunagi. Ja siis ma lähen sisse ja siis meil ei saa nagu setup olemas, mis tegema pead. Ja siis kui kõigi nagu see lähenemine oli, et ma hakkan nutma ja ma olen nii pettunud ja siis mina lähen lihtsalt sinna kohale nagu mingi linna lihtsalt magasin sinu poisiga enne sind. Ja siis ma olen nagu okei, tore, aga no Ergole meeldis ja 3 päeva hiljem tuli vist kõne või? Ja kõik said mingi samal päeval. Ei olnud päris 3 päeva vist. Ei olnud. Mingi pikem aega, mina ootasin mingi nädala aega. Okei. No võib-olla ma olin vaata, ei olnud seal ees. Viimane vend vaata. Teised ei võtnud vastu. Okei, Kuuskla läheb see. Siis tegid ikka 3 tundi esimest sein. Jah, kõik 2 esimest. Olgem korrektsed, eks ole. Aga kui sa nüüd seal castingul olid, räägi nendest tunnetest veel lähemalt, mis sind valdasid. Kas sa tundsid sükest hirmu ka selle ülesandes, mis sulle anti? Ei. Lihtsalt täiesti suvaliselt, lihtsalt läksid. Mul on nagu nii külm närv, et ma nagu ei kartnud isegi, kui me filmima hakkasime lõpuks, sest et nagu olgem reaalselt, mul on palju nagu närve söömaid hetki olnud. Ma töötasin opiblokis mingi paar aastat, ma nägin ikka tunduvalt tõsisemaid asju, kui ma nägin seal nagu casting ruumis, et keegi oleks ära hakanud surema, ma oleks, see on nii lahe. Ma saan teha midagi. Okei, selles on külma närviga peale ja kas siis üllatus, aga üllatus oli suur, kui sa selle rolli said või ei olnud? Ja ma võtsin nagu suht naljaga. Ja Gretes kõrval nagu taibitš taien. Aga ei, ma ei tea, ma olin nagu Ergo ütles ka lõpus, et mis su nagu plaanid on ja siis nagu
ma ei tea, et äkki talle meeldis, aga nagu ma ei usu, sest et miks ta nagu mind peaks tahtma, kui meil ülejäänud on konkreetselt, no kõik olid blondid lihtsalt, mõtlesin, et neil on mingi kindel tüüp, on ju, et ma olen äkki varasemast grupist nagu hiljaks jäänud või midagi. Ja siis helistas ja siis ma nagu, võib kah, mul on nagu vaba aega küll, et võtan soe puhkuse välja töölt ja lihtsalt mul olid eksamid kaasa läheb nagu. Aga ta küsis sult siukse küsimuse ka nagu Pirte rääkis, et mis sul juuni ja juuli plaanis on siukest küsimus küsis. Mis sa sellele vastasid? No ma pidasin nagu pika ja nagu käin tööl, teen eksamid, vahetaks töökohta, tahaks nagu abi ja räägin pika voodi ära ja siis jaa, et annan teada, et võta puhkust võib-olla on ju. Aga puhkuse võtmisega oli siis raskusi või? Ei, mul olid osakonnas väga mõistvad tulemused ja siis nad ise elasid kaasa. Tööga probleemi ei tulnud, kui me seda seriaali tegime. Okay. Kuidas su varasem näitlemiskogemus üldse on? Kaameras näiteks? Kaameras 0. Aga ma käisin nagu teatriansamblis põhikoolis, siis kui ma nagu omapärasemad huvid olid või nagu siis ei olnud ainult sport, nüüd oli nagu ainult sport terve gümnaasium. Ja siis me käisime ikka festivalidel ja laval sai öeldud. Mida see, ütle korra selle, mis põhikoolis, mis see teatri nimi oli? Rakvere gümnaasiumis käisin, see oli Rakvere gümnaasiumi teatriansambel. Okei, teatriansambel ehk siis te tegite etendusi teatris. Okei, ma mõtlesin. Teatris tehakse etendusi. Kui sa arvad, et ma mängisin instrumenti või lausin, siis nagu ei. Ma kuulen ise esimest korda siukest asja nagu teatriansambel, et uus mõiste minu jaoks. Aga ma nagu väga ei sobinud ka sinna, sest kõik olid kuidagi hästi boheemid ja siis mina olin selline mingi reaalainete nohik ja ma olin umbes ära eksinud. Mul nagu siin nagu järeleaitamistunnid on antud, aga teeks veel midagi. Jumal ees, kui energiat on, siis miks mitte, eks ole. Ma olin nagu liiga suur nerd ja siis mul oli 5 huviringi, sest et miks mitte. Mis nendeks olid? Rahvatants, koorilaul, ujumine, kergejõustik, siis ma mingi väiksena tegin balletti kunagi, nagu väikelinnas ei ole teha midagi eriti. Ma tean seda, et Rakveres on vist ainult 1 valgusfoor. Ei ole. Need on 2. Ei. See on müüt. Oota. See on müüt, see on 3. On 3. Vandenõude õue, seal on 2. Vanasti oli 4, aga ringteeks tehti ümber, nii et. No see, eks Tartult võtavad paljud eeskuju. Keegi saanud võib-olla sellest naljast aru peale Tartust, aga mis siis? Nii. Ühesõnaga siis ise paiknenud Rakveres? Või? Ei, ma olen Tartus, nagu ma käisin gümnaasiumis Tartus. Ja sellest ajast oled üksi elanud siin või kellegi juures? Ma elasin nagu 3 aastat vennaga. Ja siis nüüd ma elan üksi ja siis vanemad käivad mingi korra paari kuu jooksul kodus. Kui me oleme sujuvalt tegelikult edasi selle asjaga, siis räägime seriaalist veel. Sa ütlesid, et sul nagu sükseid hirmu üldse ei tundnud castingul, eks ole. Ja koha peal ei olnud mitte ühtegi hetke, kus sa tundsid veidike, et nüüd läks pahasti või et nüüd oli natuke hirmus või seda ma ei taha teha, et seda sul ei olnud absoluutselt. Ei, aga mul oli 2 päeva enne esimest võttepäeva keelegida opp, mis tähendab, et keele alt lõigati nagu see kiil nagu lahti lihtsalt ja siis õmmeldi alt. Ja siis mul oli nagu tegelikult põsed ja suu kõik paistes, nii et kui sa vaatad nagu esimesi episoodi, kus ma mingi roosa särgiga olen ja siis sa võrdled seda, kuidas ma räägin nagu järgnevalt, siis see on nagu täiesti uus inimene tuleb rääkima, sest et alguses on nagu kartul suus, keel on jumal paistes, ma ei saanud nagu Marielile pooli asju öeldagi, mis olid skriptis ja ma pidin ümber tegema ja siis erga nagu, ei, aga see on kirjas, ma ei saa öelda. Sa ei liigu niimoodi. See ka ei pannud kassima, siis see oli ka pigem lihtsalt rahuliku meelega läksid oma katkise suu ja kõik oli hästi. Ma olen nagu peksa saanud, kui katkine suu on, aga ma kartsin, et pärast Ergo ütleb midagi, et sa ei oska rääkida, et nagu next day. Noorapad, ei oska rääkida. Ise satun kooli kiusamisoobriks. Aga ei, kõik oli chill ja siis edasi mingi nädal aega ma jäin haigeks, sest et Oliver nakatas mind. Ja siis ma mingi nutsin teie seeda, kui sina ja Marko tegite mingi pingis rääkimisi ja siis ma köhin oma ette vaikselt ja nutan, mingid pisarad voolavad, saad aru mingi helimis, kõik korras või? Ja lihtsalt nii emotsionaalne hetk on see Mauri ja Krista vestlused. Okei, hirmu ei olnud, aga rõõmud. Kõige paremad momendid, nimeta meile mitu tükki võiks? 4.
jah, top 4 kõige paremat hetke, siis alustame number 4. See, kui Pirte pidi alla kukkuma Mati peale, nagu see, kus ta tegelikult kukub nagu Karmenile nii-öelda otsa, onju. Ma ei tea, kas sa nägid seda, kui seda filmiti? Ja me olime seal. Ja see oli suht naljakas, sest et iga kord seal mingi surm tõsine olema, onju. Ja siis see Pirte kukub lihtsalt mingi 10 korda face'ib sinna nagu Mati sisse. Seda nii tore vaadata nagu. Nii, see oli päris lõbus päev küll ja see stseen eriti veel, et nõustun. Siis see stseen, kus me filmisime, kus nad Mariel oma käsilastega kõnnib nagu Pirte poole, kui ta on sinine, siis ta on 2 last, ja siis ma tükka neid eemale ja siis ma nagu päris elus ka, mitte nagu laste vihkaja, aga ma pigem ei puutu neid surnud inimesed meeldivad rohkem. Jah, seda küll. Aus. Vabandust, ma rohkem ei suru sellega. Nii. Ja siis Ergo on tõesti nagu mingi esimene hetk, ma pidin karjuma laste peale, siis teine hetk lükka eemale ja siis hoia nagu mingi poker face, mis irnun terve aeg, uuesti. Ja siis Ergo nii, iga kord, kui me uue take'i nüüd teeme peale seda 20, et kellelgi läheb 5 eurot maha palgast nagu. Ma mäletan seda lauset. Aga siis ma ei teagi, nagu see viimane võttepäev oli väga tore. See võiks nagu olla teine või? Teine. Jah. Ja siis... Et see kõige parem moment. Kõige parem. Ma mäletan, kui me läksime sinna karjääri ujuma, siis mulle nii meeldis. Me olime nagu peaaegu kõik koos. Siis me käisime karjääris ujumas ja siis me läksime tagasi, võtsime mingit jumala random putkast burgerit ka. Ja siis mingi vend, mingi vene väike 13-aastane kutt istub kett kaelas, särk seljast ära, särk pükste vahel. Ja siis me kõik naersime. Ja siis tegime omaette nalju ja siis ta mingi vaatab teiega vihased su poole vahepeal. Siis vaatab mujale. Ja siis mingi auto tuleb, jääb pidama. Laseb akna alla ja siis mõtles, tavai narkotehing läheb lihtsalt. Selle venna, kes saab midagi head ja paremat. Ma sügan korra kohe. Võta aega. Võid küsimustega edasi. Kas sul oli koolikiusamisega endal mingisugune sügavam side? Ühesõnaga, ma olin nohik, on ju 9. klassini. Mul olid ümarad prillid ja lühikesed lokisjuks. Meil nagu Harry Potter, mul oli ruutjuur ainult otsa ees, mitte välk, on ju. Ja siis ma nüüd lähen kooli ja kõik on nii fun, kuni üks hetk sa oled nagu, mul ei ole sõpru ja siis nagu hakatakse su asju välja loopima akendest või tehakse, mäletad MSN-i on ju? MSN-i need grupi chatid, need olid nii toredad. Ma sain nii palju teada enda kohta, mida ma ei teadnud. Jaa. Aga noh, see on nagu veits ka, miks ma kooli vahetasin lõpuks, sest ma ei tahta enam samas linnas elada. Ja siis... Tartus asjad paranesid ka. Jaa, see on nii tore, et ma sain kooli, kus nagu inimesed tahtsid õppida. Või noh, kõik nagu võtsid vabamalt ka. Mis sa arvad, kas Rakveres oli see pigem nagu väikese koha probleem või lihtsalt sellepärast sul juhtus olema siuke klass, kes lihtsalt oli siuke? Ma arvan, et see oli väikese koha probleem, sest et ikkagi nagu see grupi mentaliteet on nagu põhiasi, et kui su mentaliteet, minu mentaliteet ei olnud see, et teen tobi joon ja käin peole, on ju. Kamal ma 15 nagu tahan ma mingi kuskil tite taha saada, on ju. Ja siis nagu, ma ei tea, mul oli palju paremat teha, ma käisin trennis, ujusin, see oli ka nagu kuidas stressi veits välja elada, sest et mäletan küll, et ma oma vanematele rääkisin sellest, kui ma gümnaasiumisse ära läksin alles, et mind kiusati, et nemad nagu ei teadnudki üldse, et mis toimuda võib. No sa nagu samal ajal ei tahtnud rääkida kellegile sellest? Ma ei tea, ma tundsin nagu, et need inimesed, kes kiusavad, neil on endal nagu hullemad probleemid tõenäoliselt elus, kui minul on, et eks neil on seda tähelepanu vaja lihtsalt. Okay. Ja aga selle lahendamiseks ometigi, noh, ega selle jaoks ei olegi väga midagi. No sa pead ise üle olema lihtsalt nendest inimestest, et noh. Praegu on küll naljakas näha, kui lähed Rakvere ja siis keegi tuleb silmakirjal, et tšau, kuidas sul läheb? Ja siis ma olen nagu, pinnaksik, päriselt, ma nagu, issand, ma sugu 9 aastat rääkisin nii palju, et sa sõimasid mind umbes, on ju, et noh. Mis ma nüüd küsima peaks sult, on ju? Nii, seriaalis mängid sa siis Stellat, eks ole, kes on kurikuulsa Karmeni üks satelliitidest, siis nii-öelda parem ja vasak käsi koos siis selle Birgiti karakteriga, jah. Nüüd, kui sa mõtled tagasi oma põhikooli aja peale, Stella on ikkagi siuke mean bitch seriaalis. Ta on suht tema ainetel tehtud ja nagu ma mängisin teda selle mõttega, et mul olid nagu 3-4 inimest, kelle põhjal ma nagu ehitasin selle karakteri, et mida ta võiks öelda, milline ta võiks olla.
kui palju sind ennast seal on? No need sarkastilised ütlemised või naljad on nagu minu öeldud enamus. No Martin algus kirjutas ka ja siis nagu osad repliigid on. Aga siis näiteks see Vadimi külgelöömisseen, ma ei tea, kas oled näinud. See on konkreetselt mina last tahistamas oma selliste külgelöömisfraasidega, mida ma muidu ei kasuta, aga jah. Aga ütleks nende põhjal veel arvatud see, et Stella saab nagu Karmenit vähe vahepeal ja ta on nagu alandlik, aga samas need, kes mu põhikoolis olid, nad ei olnud väga. Nad olid nagu selline kõik koos. Kamba vaim oli siuke. Jah. Kas see, et sa ise põhikoolis olid siis pigem selle kiusatava rollis? Kas see aitas ka kuidagi võtteperioodil kaasa, et kas sa nagu veits mõtlesid nagu sellel ajal, kui sa Stellat tegid sellele ajale tagasi, siis proovisid justkui oma neid tatte seal seriaalis, kes sulle ette jäid ja panna nagu samasse positsiooni, kus sa ise olid? Veits jaa, aga samas mul oli endale kogu aeg nii halb tunne ja Sergot ma sain mitu korda õiendada ka, et ole kurjem, ole veel õelem ja siis mul on nagu ja, aga ma mäletan, kui nagu valus mul endal oli see, et midagi, okei, sa nagu ei tee välja sellest, aga ikka nagu, et sa oled nii noor, et kellegi teise arvamus on tõesti nii oluline su jaoks, on, et sa lihtsalt tahad meeldida inimestele. See on veits halb, kui sa ei meeldi. Mul teeb tükk aegu ju painab küsimus, miks sa läksid sinna seriaali? Miks otsustasid sinna castingule minna? Hea küsimus, ma ei tea. Ma lihtsalt mõtlesin selle peale, et kuna sul otsest kaameras nagu sükust kogemust pole olnud, sul ei on närvi, kui sa läksid sinna. Aga miks sa tahtsid minna sinna? Ma arvan, see on jälle omamoodi kogemus selles suhtes, et ma olin niikuinii too päev Tallinnas. Või ma pidin... Juhtusin olema kästi. Ei, nagu ma pidin niikuinii Tallinnas käima, mul oli silmaarst samal päeval, on. Ja siis mul oli nagu selle maja lähedal see... Idoolajad saab. Idoolajad saab nagu ma olen Hollywoodi staar ja sellepärast, et ma nagu pidin olema Hollywoodis too päev ja läksin kinnofilmi vaatama ja siis kõrval oli kohe üks casting vaata. Ei, nagu ma olin ikka nagu pildid saatnud ja kõik ja siis nagu mind kutsuti, aga siis mina arvan, et kas mul tasub minna, et ma olen nagu, ma ei tea, nüüd nii vana oleks, aga nagu võrreldes teistega, kes on mingi 18 või 16, 15 on ja siis ma olin nagu, okei, ma näen suht nagu ka 16 välja vahepeal, aga lihtsalt, et kas ma lähen, ei lähe, et me olen nagu Evale kinnituskirja ka saatnud ja siis ma olingi nagu seal bussipeatusel, mis oli nagu 200-300 meetrit. Ja siis ma vaatasin, et mingid tüdrukud läksid, näe, sealt saab sisse ja nagu, ma ei tea, kas see on nagu märk, et ma kuulsin seda või. Mul nagu nii bussini on aega, et lähengi ära. Tundub, et sul loksus lihtsalt kõik väga hästi paika siis. Kuidagi hea. Et nagu päris siukest momenti sul ei olnud, kus sa siis leidsid casting call'i ja siis oli nagu, oh fuck yes, ma lähen vaata, et... Jaa, ma olen staar. Jaa, pigem oli teistpidi. Äge kuulda, ma arvan. Kas sa läksid sinna selle emotsiooniga, et vaatab, mis saab või pigem see, et low-key ikkagi veist loodad nagu saada seda rolli sinna? Ai, ma olin nii kindel, et ma ei saa. Okay. Ma olin nagu 100% veendunud, et miks ta peaks mind valima üldse, nagu ma teen ainult nalja kogu aeg, ma ei võta üldse tõsiselt midagi, on ju. Ja siis nagu... Ja nüüd sa mängid väga tõsist ja hullu nõide ja siis ma nagu... Okei. Ma saan aru, et sa käisid samamoodi Tallinnas, nagu Risto käid Tartust võtetele. Isegi nendel päevadel, kus sul... Mis su kõige pikem nagu periood oli, kus sa pidid järjest olema võttel päevade mõistes siis? Kas oli 3 päeva äkki või? Vist. Ma ei tea, meil oli päris palju niimoodi, et on nagu paaris päev, pausid, paar päeva ja siis paaris päev ja selle pausid. Need ei olnud nagu väga pikalt. Ma ei tea, ma ei ütleks, et see nagu mingi raske kodust eemal on olla. Ma kolisin nii noorelt välja, et nagu see oli selline road trip ja camping, aga nagu Estonias, nii et veits parem. Aga see Risto on rääkinud, kuidas me sõitsime sinna esimene korda. Ei, sa võid rääkida. Me läksime minu autoga, sest et Ristol ei ole lube. Ja tal on ainult naisel auto, nii et... Ma lähen... Me hakkasime sõitma, me olime selle... Terutama. Maanteele sõitmisega. Me olime just maanteele ära keeranud ja siis näitab auto alarmi, et mingi refiga on probleem. Ja siis ma nagu, mis asja, et mul ei ole ühtegi probleemi selle autoga, et see on jumala uus. Ja jään seisma, et tossu tuleb mingi esirefi juures. Ma lihtsalt nagu, tore, mul on mingi inimene, kellega ma alles tutvusin auto peal. Nüüd ma jätan endast fantastilise mulje. Ma jään võttele hiljaks, kui ma siin üldse kohale jõuan, sest ma ei oska refi vahetada. Ja siis ma seisan tee ääres niimoodi nagu, aidake mind, palun aidake. Ja siis mingi mees ja ta 2 poega jäid oma autoga seisma.
ja siis nad tulid, aitasid meil ära vahetas. Ma ei oska, palun aidake mind, mul on Tallinnasse vaja minna. Ja siis mul on kiire, palun. Ja me hakkasime, mis kell me välja sõitsime, 9 hakkasid võtted, välja sõitsime vist. Mingi 7:30. Suht niimoodi, et olekski muidu täpselt jõudnud vaata. Aga õnneks läks tee ääres piisavalt kiiresti, et me jäime kõigest mingi 10. Ühesõnaga, ma saan aru, et te läksite 8 Tallinnasse. Risto, kes on meesoost isik, oli auto peal. Rehv läks katki. Ja keegi rehvi ei osanud vahetada. Ma arvan, et YouTube'i tutorial oleks parem olnud nagu kui Risto. Ma olen rehve vahetanud, aga ma ei teadnud, et seal on tungraud autos. Ja sa jätsid juba auto teise seisma. Vaata, ma ei teadnud, et mul ka tungraud on ja ma ei olnud kindel, et kus mul see tagavara rehv seal all on. Tagavara rehv oli olemas küll. Ma teadsin, kus mul tulekustuti vähemalt on lõpuks. No 2 naist läksid Tallinna ei saanud hakka meil. Ühesõnaga. Seda ma arvasin. Kohe on aru saadun, kes suurem bussi on. Nii. Suvel, mis sa veel tegid? Tööl käisin. Eksamid tegin poole juunini. Soomes oli mingi pea 2 nädalat. Ja siis augustist oli nagu täiskohaga tööl jälle. Nii et palju sa reaalselt suvest said nagu nii-öelda nautida? Kas sa oled üldse suve nautija, siuke inimene? Et päike ja rand? Vaata, mul on nagu mesilaste erilaste vastu allergia ja siis mulle ei meeldi väga suvel väljas käia. Sest ma nagu nii oma päev enne sünnipäeva sain Soomes nõelata. Tähistasin Tallinnas osade näitlejatega sünnipäeva ja siis öösega bussiga tagasi sõitsin Tartu, sain uue reaktsiooni ja sattusin haiglasse jälle. Nii et mul ei olnud nagu augustis enam seda tungit, davai, lähme randa, ma tahaks jälle elu ohtu seada. Väga hea peale läks paari mehe juurde. Peale seriaali, kui nüüd võtted läbi olid, kas ja kuidas see periood möödus sinu jaoks, et kas sa ootasid terves aeg pingsalt seda seriaali, unustasid selle täitsa ära või ka kuidas sul selle vaheperioodiga üldse lood olid siis ühesõnaga, kuni siis esimese osani, kui ta eetrisse jõudis? Kuidas sa saad ära unustada, kogu aeg mingi Messengeri chat käib, mis teete, saame kokku, lähme välja, siis mul nagu mingi mute'in ära, sest et mul on tööl vaja olla, ja siis mingi poole septembril, jaa, meil on see chat ka, siis ma unmute'in ja siis ma olen mingi 120 sõnut, mitte korraga tulevad. Ahah, aga ma ei tea, kool tuli peale septembris, siis oli nagu kiire jälle. August oli küll niimoodi, et venis veits, aga me saime kokku vahepeal, et see oli tore. Aga sükest ärevust ei olnud selle perioodi jooksul, et oi, et nüüd hakkab kohe reaalne asi pihta, et see jõuab telerisse ja kõik ema, isa vaatavad ja sugulased ka. Nad teavad, milline ma olen, nad on nagu, Elis, sa oled nii sina oma vennaga, et selline bitch, et annab hulle. Ma ei viitsi vaadata, ma näen sind nii kodus. Jaa, mul tõsiselt nagu. Vend oli, et nagu sama hull minuga, et nagu mis ma vaatan, et sa nagu koolis kiusad kedagi, et sa kiusad mind. Sa räätad, miks me räägi väga? Ühesõnaga üldse sükest ootusärevust ka ei olnud. Lõpus nagu oli siis, kui see mingi viimane nädal enne, siis ma tahaks nagu näha, et kuidas see kokku monteeriti või nagu just seda poolt, et ma teadsin nii, kui nimist tuleb, on ju. Aga et mis jäeti sisse, mis ei jäetud sisse. Kui nüüd seriaal väljas on, esimesed 4 osa on juba vist nähtud, ma ei tea, kas sa 4. oled vaadanud, eks ole. Kuidas sa oma tööga rahul oled? Tead... Ma ei tea, kuidagi huvitav on vaadata lihtsalt ennast telekas vahepeal niimoodi, et nagu paneks pigem kinni ja ei vaataks võib-olla. Või kui me vaatasime Pirte juures teise osa ka ära, sest esimene osa on niimoodi, et me lihtsalt kõnnime ja me oleme lihtsalt kohe aru saada võelad ja teine osa me lihtsalt õiendame temaga ja siis mul oli endal selline tunne, et ma tahaks enda tegelasele virutada, sest ma vihkan koolikiusajaid ja ma olen nagu seisaks kõigi eest, kes saavad nagu kellelgi kiusata. Ja siis ma olin nagu, et Stella on selline väärtses lihtsalt nagu hoias suu kinni. Pane kinni, ei suuda vaast. Tegelikult samas päris hästi tehtud vist, kui ma juba ise ennast nagu vihkan, aga see on nagu halb, et äkki tekib identiteedikriis on ja nagu... Paranoia. Jah. Kas sa kavatsid selle seriaali lõpuni vaadata? Ma ei usu ikka, see ei ole vaatamist väärt väga võib-olla. Selge ühesõnaga, see oli tänane intervjuu. Elisega siis seriaali järgi vaadake, see pole vaatamist väärt ja... See ei lähe niikuinii üles, Risto, sa ei pea rääkima kaameraga, ei lase seda üles. No jah. Aga tegelikult, kui sulle pakutakse nüüd võimalust, et shootida teine hooaeg nüüd sellele, kas sa läheksid? Ikka läheksid? Jaa.
ja siis ka ei vaataks ennast telefonist. oi, ei, aga seda on tore vaadata, mulle meeldib seda ette vaadata kogu aeg ERR-ist, sest et ma tahan teada, mis järgmisena tuleb, mul on nagu see sõltuvus, et ma tahaks kõik näha, sest ma tean, mis lõpus tuleb ja ma ootan, et ma näeks, kuidas Pirte räpib nagu hästi või noh, mida ta nagu praegu siin ei oleks, aga kõige huvitavam asi, mida ma ootan, millal Pirte räppima. jaa, sest see suht kõik teised stseenid nägid ära, kui me filmisime, vaata. See oli siuke maha vaikitud värk, vaata. Ja siis meil oli Pirte laula ja siis aga jaa, ei meil on nii chill meeskond mehel, aga nagu noh, kõik, kes me nagu noored näitlejad oleme, see on nii tore koos. Saime mõnes kokku, aga noh, Risto ei tulnud, ta on liiga hea meie jaoks. Tartus on liiga palju muid paremaid tegemisi, kindlasti. Ma küll läksin Tartust, mul ei ole vist elu vaata. Kas sul oli võttel võib-olla, või üldse selle seriaaliga seoses, võib-olla mõni teine karakter, keda sa oleks tahtnud mängida? Või keda sa arvad, kes oleks sulle paremini sobinud? Ma ei tea, kas keegi nagu paremini oleks sobinud. Ma ei kujuta ette, ma oskakski kedagi teist mängida, võib-olla ma oskaks Liisi natukene. Keidot. Jaa, ma võin olla see vaata midagi. Keisume. Spoiler alert, selle tuututame välja. See on see välja. Ja keegi ei tea, mille me välja tuututasime praegu, sest et me tuutasime välja seda. Meis. Aga ei nagu, kõik sobisid oma rollides nii hästi, et ma ei tahaks mitte kedagi teist sinna. Sest nagu, samas ma tean, et kui me mõtteperioodi rääksime, siis kõik tahtsid Vadim olla nagu. Aga nagu naisvadim ja siis oleks nüüd nagu meeste mingi selline gäng. Noh, nagu teie oleksite, aga nagu rohkem sellised nagu edemad. Mitte nagu, no sa olid enam-vähem, aga Mauri oli nagu mingi tänavalt põhimõtteliselt pekse saanud ja. Ja Mauri, jah, eks ta saab ise ka rääkida, aga venn tuligi võttele, tal oli siit veits vaata katki ja siis Grimeeri otsustas, et tavai, et me ei pane nagu seda meigiga kinni, et jätamegi nii ja siis pärast joonistati talle see arm siin või see katki. Ta oligi jah, ta väitis, et sai kapiga vist vastu peale, aga ma arvan, et see peksa nagu noh, pehmalt mängis Pehmo ise ka vaata. Shout out Mauri, nii. Kuna meil hakkab poole tunni mark juba täis sama vaikselt, siis tahakski küsida sinu käest, et kus sind näiteks sind leida võib üldse? Kus sinu tegemistel silma peal saab hoida, kui sa üldse tahad, et seda tehakse? Ma ei tea, kui siis on Instagramis äkki või? Täisnimega Elis Liblik. Aga ma ei tea, mul Facebookis on küll tulnud mis sõbrakutsed juba sellist, et nagu nooremat ette ja siis ma olen nagu ei ole sõbrad, nagu see on veits isiklikum, või mitte ei ole isiklikum, aga Instast saad ka direktida, aga ma ei taha nagu väga kedagi hängima sinna, et siis pärast me jagame neid uudist ja nagu ei ole nagu age appropriate sellele grupile vaata. Pigem Instagram siis ühes. Me kindlasti paneme selle lingiga kuhugi alla, eks ole. Absoluutselt. Aga lisaks sellele, mida sa tahaksid, et inimesed veel sinu kohta teaksid või mida sa tahaksid kellelegi südamele panna, olgu see siis kas mingisugune inspireeriv lause, mõttetera. Mis see on sinu elu moto? Jah, paneme mingi quote lihtsalt siis sinu poolt. Mis meile on see keel? Nii. 3, 2, 1 ja läks. Püsi sale, energiline ja kena. Te olete näinud seda videot ikka või? Midagi tuleb ette. Aga ma leian, et siin kõige geniaalsem viis, kuidas lõpetada üks korralik intervjuu. Ma jätsin seekord märkmiku maha, aga panen kindlasti kodus kirja. Püsi sale, kena ja... Püsi sale, energiline ja terve. Terve. Korraga uuesti. 3, 2, 1. Oota, mis sa? Püsi sale, energiline ja terve. Ja sellega lõpetamegi tänase järjekordse Interpoodi. Aitäh sulle, et tulid. Aitäh, et ära kuulasid. Tuli näin koera vaatama. No, jah, nagu näha, sest on väga huvitav. Et üldse ei ole und. Aga meil oli küll väga põnev, meil on hea meel, et sa tulid ja ma ei tea. Vaadake järgmist osa, järgmine nädal. Jah, või noh, ma ei vaata, aga te võite vaadata. Tee tehke oma asju, mina vaatan niikuinii. Ja miks mitte? Miks mitte? Banaani? Ei soovi. Okei, võtame. Ma soovin ära võtta. Jah. Terve video, need kuradi krõbinad käes. See mingi puder juba.